Kui ma 2012. aastal siia majja tööle asusin ja hakkasin majas erinevate tegevuste programmi koostama, siis jõudsin ma päris ruttu selle soovini, et tahaks pakkuda erinevaid teematunde, et rikastada laste hariduselu. Ma olin varem töötanud ka muuseumi valdkonnas nagu Jane ja muuseumid on tavaliselt seotud ikkagi konkreetse valdkonnaga, nii et siia tööle tulles oli mul kohe selline suur hurraa, et nüüd on, piire enam ei olegi, sest raamatute maailm on ju täiesti lõputu, et pole olemas teemat, millel poleks toetavat raamatulugu, et lastele mõni põnev haridusprogramm kokku panna. Ja juhuse tahtel mõne aja möödudes sattus mul ühe perehommiku külaliseks Ville Hütonen, kes on siis sellise vahva raamatu nagu Eesli, Köhv, Köösli, Ahv autor ja see oli üks väga inspireeriv hommik. Et see on üks raamat, mis räägib kiusamisest sellises väga lihtsas, kohati isegi naiivses võtmes, aga too raamatu autor pakkus sellist mõnusat inspiratsiooni mulle, et kui nad rääkisid, kuidas nad ka Soomes käivad lastega kohtumas ja neil oli selline tore vahva seltskond kaasas ja see jäi mulle kuskile kuklasse niiviisi vaikselt tuksuma ja iga natukese aja tagant jälle koputas, et midagi selle teemaga oli. Selliste teemadega muidugi on tihtipeale ka see, et on mingi isiklik puudutus. Ja üheks minu isiklikuks puudutuseks oli siis minu isiklik lapsepõlv, mis jäi peaasjalikult 80-ndatesse, nii et võrreldes nüüd tänapäeva tolle ajaga on see kiusamise maailm väga palju muutunud. Et kui tollal oli kiusamine olemas, kiusati, aga keegi sellest kooliklassis ei rääkinud, ei tehtud sellist südantsoiendavat istumisringi ja ei arutatud, et kuidas on õige või vale. Et kooli nõukogu ette jõudsid võib-olla ainult sellised kõige suuremad ja julmemad juhtumid, siis sellise lihtsa kiusamisega pidid sa hakkama saama. Ja eks mina olin mõlemal poolel, olin sellel poolel, kus sain ise narrimise osaliseks, aga kange tükk nagu ma olen, et ega siis võimalust ei jäetud kasutamata, et tuli ju kuidagi enda frustratsioon ka välja elada, nii et ma olen olnud ka seal teisel pool, kus olen ka ise narrivaid sõnu öelnud. Nii et see on ka nagu üks mõjutegur, miks see teema mind on puudutanud ja miks ma tahtsin kiusamise teemal ühe haridusprogrammi kokku panna. Et minu lapsepõlvest näiteks oli hästi tavaline, et kui sa oled prillikandja, siis siin noriti ka prillipapaks. Võib-olla üheks põhjuseks oli see, et prillid tollel ajal nägid välja mitte väga atraktiivse välimusega, paksupõhjalised, nii et kui tänapäeval näiteks oma selles teematunnis ma lastega prillidest räägin, siis see ei ole tegelikult üldse enam teema, et prillidest on saanud omamoodi moeaksessuaar ja pigem ollakse isegi võib-olla veidi kadedad nende üle, kes ägedaid prille kanda saavad. Nii et narrimine paksmaoks või prillipapaks oli elu osa, aga et need on ainult ühed valdkonnad, et narrimise põhjuseid on teisi ka. Näiteks mõned lapsed, kes erinevad teistest, mõne oma erilise vajaduse poolest. Ja nüüd võrreldes selle 80. aastaga, siis on tänapäevaks olukord nii palju muutunud, et koolid juba osaliselt on muutunud nii palju avatumaks, et need erivajadusega lapsed on integreeritud juba tavaklassidesse ja sellistes koolides on juba tegelikult väga suur rõõm näha seda, et kui sa oled juba lasteaias või kooliklassis kokku puutunud mõne lapsega, kes on vaegnägija või pime või kes käib ise moodi või kellel on mõni muu käitumismuster, on ta hüperaktiivne või midagi muud iseäralikku, siis see muutub sinu elu päris osaks ja sa suudad sellega kuidagi lihtsamini toime tulla. Mis omakorda muidugi ei tähenda seda, et kiusamine olekski maa pealt kadunud, et me kõik oleme mingite erinevustega harjunud, et seda kahjuks mitte. Et mul oli olemas teema, millest ma tahtsin tundi teha. Mul oli olemas raamatulugu, aga mul oli puudu vahend, kuidas seda tundi läbi viia. Ja see
teema ja raamat tegelikult tiksus mul kuklas peaaegu aasta aega. Päris mitmeid aastaid, ma arvan, neid tuli kokku vist isegi 4 või 5, veetsin ma augustis 2 päeva loovhariduse seminaril, mida siis algusaastail vedas Põhjamaade ministrite nõukogu ja tollele seminarile kutsuti siis esinejaid igast Põhjamaast, kes rääkisid siis oma edulugudest, innovaatilistest, hariduslikest võtetest. Ja ühel aastal siis juhtusin ma ühe Islandi kooli huvijuhi workshopil osalema, kes oli oma südameasjaks võtnud oma koolis koolikiusamise probleemiga tegelemise. Ja tema töötoast sain ma siis lõpuks selle võtme. Ta viis meiega läbi erinevaid draamaõppel põhinevaid mänge ja tegevusi ja sealt sain ma siis lahenduse, kuidas oma nii-öelda kuklas tiksunud teematund läbi viia. Et ma olin kogu aeg mõelnud, et mul puudub hariduslik nii-öelda väljaõppe selleks, et üldse sellisel teemal rääkida ja see oli mind ka natukese tagasi hoidnud, aga pärast seda workshopi ma sain aru, et ma ei peagi olema see tädi, kes läheb laste ette näppu viputama ja ütlema, et kooli kiusamine on vale, vaid et ma teen nendega lihtsaid tegevusi ja lasen nendel endal rääkida ja võib-olla lihtsalt natukese puudutada nende südametunnistust ja sellest tegelikult piisab. Et oluline on olla minu jaoks nii-öelda osa mingist tervikust, sest ei ole ju nii, et nad käivad minu programmis ära ja siis pärast lähevad kõik koju ja siis kõik noogutavad hästi targalt, et kiusamine on vale ja me nüüd enam mitte keegi ei kiusa. Et ongi nii, et tema isa kodus räägivad, õpetaja räägib, haridusprogrammis räägiti, võib-olla sõber rääkis ja hästi oluline on need raamatulood, mis ma saan neile soovituseks koju kaasa anda. Et kui me alustame tundi Eesliköhvi raamatuga, sealt edasi räägime Ukust ja tuulest, et head haldjad sind hoiaksid raamatust, suurematele klassidele juba Kadri Silvia Rannamaa raamatust ja nii edasi. Et üks hästi oluline teema, mida ma enda tunnis puudutan, on eelarvamus. Et eelarvamus on minu jaoks selline kole sõna ja miskipärast on see mind ennast kuidagi viimastel aastatel ka isiklikus plaanis puudutanud ja läbi nende raamatulugude ma tahan rääkida lastele ka eelarvamusest. Näiteks üks selline näide. Võtame raamatukogu situatsiooni, et oletame, et raamatukokku tuleb üks selline päris mõnus poistekamp ja sellel päris mõnusal poistekambal on üks selline päris mõnus ninamees. Nad teevad sellist parajat suurt lärmi, võib-olla istuvad kuidagi vales kohas, vales asendis, võib-olla käituvad raamatutega halvasti, ühesõnaga raamatukogu mõnus rahulik keskkond on igal juhul häiritud, tõenäoliselt seal viibivad teised külalised on sellest kambast häiritud ja väga kergesti me paneme külge nendele lastele sildid ülbe, kasvatamatu, nende vanemad nende laste kasvatamisega küll hakkama ei saa. Aga mis siis, kui me teame näiteks taustalugu, et sellel poisil on kodus isa, kes kasutab tema kallal vägivalda. Tunnete, kuidas sisemuses midagi muutus, et meis kerkis kaastunne, meis kerkis vajadus, et kas mina saaks midagi teha, et kuidagi seda poissi aidata või et ma ei suhestu enam temasse samamoodi. Ja täpselt sellist samasugust kaastunnet tahan ma ka enda tunnis läbi nende raamatulugude lastele kaasa anda, et peale seda Eesliköhvi loo lugemist nad tunnevad kõik kaasa sellele väikesele eeslile, keda kõik ülejäänud metsaloomad kiusavad, sellepärast, et tal on haiged kopsud ja ta lihtsalt köhib ja lõõtsutab ja ta ei jaksa mitte kuidagi olla. Ja hästi toredad on need Eesliköhvi raamatu lõpusõnad, et iga loom on isemoodi ja just sellepärast oleme me kõik ühtemoodi.
Aga mõned näited tunnist, läbi mille ma siis lastele ka tegutsen. Aga ma teen alustuseks siis nii, et tundi ma alustan sellise jää sulatamise mänguga, et natuke see pingeid maha võtta, veidi sisse elada. Sellele järgnevad siis raamatulood, kus me lastega räägime kiusamisest, miks kiusatakse, keda kiusatakse, millistel põhjustel kiusatakse, miks ei kiusata ja nii edasi ja nii edasi. Siis tulevad mängu need draamaõppel põhinevad mängud ja tegevused, kus läbi erinevate tegevuste ma lasen neile endal analüüsida siis erinevate kiusamissituatsioonide osapoolte tundeid, et mida ühes või teises situatsioonis võib tunda osapool, keda kiusatakse, aga samamoodi, et mida tolles situatsioonis võib tunda siis see pool, kes ise on kiusaja. Ja siis mõned sellised praktilised näited, läbi mille nendele veel seda eelarvamust selgemaks teha. Mul on 3 pilti 3 lapsest ja tahan kuulda teie arvamust, mida üks või teine pilt teis tekitab või kuidas te seda last kirjeldaksite või mis tundeid sellise lapsega kohtudes või teda nähes teis tekivad. Esimene laps, tavaline, eriline laps. Kui te seda pilti vaatate, siis mis te arvate? Kuidas te teda kirjeldaksite, mis tunded teist tekivad? Tubli, viks, kraps, eeskujulik. Lapsed isegi mõnikord kirjeldavad, et ta on kindlasti rikas ja ta on tõenäoliselt natukese selle pärast ülbe. Et pannakse külge sellised sildid, aga reeglina öeldakse, et ta on nii ilus, tema sõber tahaks küll olla ja nii edasi. Nüüd järgmine laps. Esimene emotsioon, mis tekib, kui pilti vaatad. Natuke kõvemini. Tüdilenud, väsinud. Ja no lapsed seda pilti tavaliselt kirjeldavad, see on mingi ülbe nolk ja kaak ja selle sõber küll ei tahaks olla. Ja 3. pilt. Haige, jah. Lapsed ka alati hästi kaastundlikult reageerivad, et tal on kindlasti mingi hirmus haigus, aga hästi avatult minule väga suureks üllatuseks, et ma nagu tundi tehes arvasin, et nad ehmatavad selle pildi peale ära, et siis vastupidi, nad ütlevad, et mina kohe astuks koolis juurde ja saaks tema sõbraks, et paljudes on selline kaastunne. Aga hästi suur on kõigi üllatus, kui ma neile nüüd ütlen, et see on kõik üks ja sama inimene. Et võib-olla täiskasvanud juba näojooni nähes tabasid selle ära ja läbi selle siis see laste reaktsioon, et mida ma arvasin ühest pildist, mida ma arvasin teisest pildist ja mida ma arvasin 3. pildist ja et see on tegelikult üks ja sama inimene. Taustaloog siis, et tegemist on ühe väga kena noore, nüüd juba naisterahvaga, kes on, tema nimi on Liisu ja tema põeb sellist haigust nagu alopeetsia. Ehk alopeetsia on siis kõikide kehakarvade väljalangemine, tihti peale on haiguse vallandajaks stress ja tema sai stressi siis, kui ta läks kooli. Nii et kooli stress vallandas siis Liisul sellise haiguse. Aga see haigus ei ole teda murdnud, tema igapäevaelu on sama rõõmus, nagu ta siin sellel pildil on, lihtsalt õhtul koju jõudes näeb ta välja selline. Nii et olgu ta meile üheks inspiratsiooniks. Siis siit järgmise tegevusena ma näitan lastele ühte plakatit, täna teile siis slaid ja nii nagu mina teie ees seisan, milliseid neist märksõnadest te saate, oskate seostada minuga, vaadates mind nii, nagu ma teie ees seisan, millised nendest märksõnadest saate te minuga seostada? Ma seisan kohe siia poole. Läksite mind? Lapsed hakkavad ka järjest kõike pakkuma, paksukest nad muidugi ei julge kõva häälega välja öelda, et kui ma neid ise suunan sinnani, siis nad niiviisi muheledes ütlevad, ja küll see ka. Aga et siis ma ütlen nendele, et mind siit niiviisi vaadates saate te minu kohta tegelikult nendest märksõnadest öelda ainult järgmist, et ma olen pikka kasvu, et ma olen paksuke, et ma olen blond, ja et ma olen, naisterahva tõenäoliselt seostab ka ära, et ei ole ka siin 2 küsimust.
et kogu ülejäänud info saate te kätte alles sellel hetkel, kui te tulete minu juurde ja minuga rääkima hakkate. Et peale vaadates te ei saa teada seda, kas meil on ühiseid huve, kas meil on midagi, mis meid seob ja nii edasi. Et siinkohal räägime lastega sellest, et sellepärast ongi ju väga labane panna külge silte, et sa oled nõme sellepärast, et sa oled paks, sa oled nõme sellepärast, et sa kannad prille, sa oled nõme sellepärast, et sa õpid hästi või sa oled nõme sellepärast, et sa ei õpi hästi või sa oled nõme sellepärast, et sa loed raamatuid ja nii edasi. Ja üks väike videolugu on mul ka, et leida lihtsalt lastele veel üks vahend, kuidas nende keeles seda teemat puudutada. Ja kuna lõunaaeg juba tükib vaikselt peale, et siis et lihtsalt natukese inspiratsiooni meile kõigile tänases päevas, et üks poiss, kellel on loovad oskused ja kes on selle loo teinud oma ões. Don't be discouraged, oh I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all, and darkness still inside you makes you feel so small. I can name a couple things that should never change, like the feeling of happiness that you get when you're with friends on a summer day. The simple things, how we work, how we play, how we all should treat each other the same. You know acceptance isn't easy though, it challenges us all in some way, whether it's color, age, gender, or race. We get uncomfortable when someone else is different than they in our space, and it pressures us to be open to change. You take a moment, flip the script and try to picture this with roles rearranged. Because you're different, you experience hate, mistreated not because of actions that you've taken or a terrible mistake, but hated on because of your DNA. I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. Those true colors. It's crazy all the types of people we can characterize. We laugh when friends tell us a story and they start to describe in funny ways a group of people through a stereotype. But when it's pointed back at you, hold up, that isn't true. You see, it's never doing harm until it feels unfair, and then we speak up, but wonder why no one else cares. I think the truth is that we all just want a place to fit in. It's hard enough to find friends, much less with some other kids. But if we're honest inside and really wanted you right, judging others for something they have no control over might be comical at times, that'll make me less of a man. The biggest thing I think is standing as a leader instead. I see your true colors shining through. I see your true colors. Yeah, that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors. I keep believing for the day we put our difference aside and let a person be themselves before we cover our eyes. Imagine life without the boundaries we create with our pride, and opportunities we lose because we judge from inside. I'm just a kid, but now I'm trying hard to rationalize that somebody can spot a splinter with a log in their eye. There's a legacy that we're leaving, and it's greater than us, cause the truth is that we're all equal, and the answer is love. I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful like a rainbow. There's always room for change. Need lõpusõnad, et alati on ruumi muutuseks, on sellised hea viis, millega päeva esimest poolt lõpetada. Aga lõpetuseks ma ütlen veel, et ma olen hästi nõus ka Janega, kes ütles, et ega selliseid teematunde, nagu nende muuseumiski on erivajadustega lastele, ei saa kindlasti mitte käsu peale teha. Et nagu ma isegi siin ütlesin, et see teematund tiksus minu peas aasta aega ennem, kui ma tundsin valmisolekut
selle programmiga välja tulla, aga teisest küljest jälle, et kui on hea mõte ja selline teema, mis ennast puudutab, et siis otsige lihtsalt see vahend, kuidas lasta lastel endal sellel teemal veidi arutleda ja mõned toredad raamatulood neile soovituseks koju kaasa ja ma arvan, et päeva lõpuks on mõlemad pooled rahul. Nii et aitäh!